No mis üritusega meil täna tegemist on siis? Meil on noorte karjäärimessike Lingid tulevikku, Vol 2, nagu öeldakse, teist korda siis. Kuidas eelmine kord läks? Oli sama palju rahvast, et praegu on üritus küll alanud, aga rahvast palju, aga kuidas eelmine kord oli? Alati on ju järgmine kord parem eelmisest, et eelmisel aastal käis meie keskuse või siit Vessilt läbi kuskil üle 200 noore. Eksponente oli poole vähem. Seekord on eksponente pea 30 ja rohkemgi veel ja paljundatud materjalidest, mis meil oli kusagil 300, on juba puudust tulnud, et me juba paljundasime neid juurde, et selles mõttes kõik on parem. Mis ajendas seda üritust üldse korraldama? Tegelikult meie Kesk-Eesti Noorsootöökeskus ongi karjääriteemad, karjäärivaldkond on meie algusest peale olnud väga prioriteet, et noored ei oska ju tegelikult oma eluga niimoodi midagi peale hakata. Võib-olla see on vale sõnastus, aga noortepärane, ma ei tea, mul suva, eks ju. Et kui saab see kas põhikool lõpetatud või gümnaasium lõpetatud, siis on kas ema aita või koolis õpetaja aita. Ja selles mõttes meie roll on siin suunata, juhtida tähelepanu. Ja kui noored koos õpetajatega, oma juhendajatega, miks mitte ka lapsevanematega siia tulevad, me loodame väga, et me oskame suunata siis õigemale teele. Aga kas on ka teada, kas mõni noor on peale näiteks eelmist üritust või eelmist messi saanud endale kohe kindla töökoha siit? Seda me ei oska öelda, sest et messil käib ju palju rahvast läbi, et meil nagu niisugust tagasisidet ei ole. Et sellel aastal näiteks löövad meil kaasa ka noored vabatahtlikud, et meil tekib noortega niisuguse lähem side ja kontakt, et mine tea, võib-olla me oskame seda järgmisel aastal vastata sellele küsimusele. Kes siin täna esindamas väljas on, et kas on enamasti noorsooühendused või ma nägin ka Töötukassa on väljas, mida nemad siin teevad? Töötukassal on ju ka väga häid programme noortele, sest me teame seda ju praeguses Eestis on ju murekoht see, et väga palju noori on just need noored töötud. Et päris täpselt ma nüüd ei tea, mis programmid nüüd nagu Töötukassal on, aga me nägime, et ka neil on väga häid võimalusi, kuidas suunata, kuidas nende juurde tulla. Aga kes meil väljas on? Meil on kõik meie Eesti kõrgkoolid, rakenduskõrgkoole ja ka kutseõppeasutusi. Ja siis need ühendused, kes siis tegelevad noortega, noorsoovahetusega, välismaale õppimisele, nii et palju. Kas Kesk-Eesti noor on selline altis endale ise tööd otsima või ise vaatama, mis tast edasi saab või laseb ikkagi nagu vooluga kaasa? Et tegelikult sellele küsimusele me püüame ka hakata vastust leidma, sest et esmakordselt on meil ka nüüd tulevadki esitlusele sellele messil just konkursil Järvamaa noorte äriidee 2010, et konkursitööd, et laekus meile 12 tööd 12 meeskonnalt. Et ma kujutan ette, et siin on ka meie panus natuke noori mõtlema panna, et me kuulame need äriideed ära ja äkki päeva lõpus me saame öelda, et kuidas läks. Sarnane mees ka järgmisel aastal aset leiab? Me arvame küll, et me ei saa enam ju nüüd ju alt vedada, et noored on ilmselt tee selle meie messile leidnud. Töötukassa on siin messil ka väljas, et kuidas teie siis pakute, et noor peaks esimese asjana töötuks hakkama? Ei päris see ei ole, et päris esimest korda peaks kohe tööturule sisenema Töötukassa kaudu, aga et need võimalused, mida saab kasutada meie kaudu, kui teised on ära kukkunud, et me aitame ka karjäärivalikul, karjäärinõustamisel, et planeerida oma tulevikku. Ja võib-olla natukene hirmutamiseks, et kui kuskile kooli pole läinud, et siis on ainus tee meie juurde. Mis võimalused on siis ühel noorel, kes ei ole endale tööd leidnud, pöördub teie poole, et teil on päris palju huvitavaid programme vist välja pakkuda? Meil on igasuguseid võimalusi ja esimesena muidugi kindlasti karjäärinõustamine, et ta saaks siis testida ennast, missugused on tema huvid, võimalused, eeldused, oskused ja pakutakse ka välja juba mingeid erialasid, mida siis võiks hakata kas õppima või meie kursuste kaudu omandama oskusi. Mina esindan Tallinna Tehnikaülikoolis asuvat Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskust ja meie ülesanne on nõustada neid noori, kes soovivad oma haridusteed jätkata Põhja-Ameerikas. Ülikoolides just nimelt, kas bakalaureuseõppes, magistriõppes, minna doktorantuuri. Miks peaks üks Eesti noor üldse välismaale õppima minema, kas Eestis ei ole piisavalt häid kõrgkoole? Mina arvan, et Eesti ülikoolid on üsna tugevad, aga ma usun, et oluline on see rahvusvaheline kogemus, mida see Eesti noor seal saab.
et tänapäeva maailmas ma usun, et selline rahvusvaheline kogemus tuleb igale noorele kasuks. No tänase põhjal vaadates, et kas noortel on siis suur huvi välismaale õppima minekuks? On küll suur huvi, jah. Ja see ei tähenda sugugi seda, et kõik tahaksid sinna välismaale jääda, vaid just mõeldakse, et ma käin, vaatan ringi ja siis mõne aja pärast soovitakse ikka tagasi ka tulla. Aga huvi on suur, jah. Mida siis teie kaudu välismaal õppida saab? Et meie programmi raames siis käivad õpilased kohalikus keskkoolis, nii nagu nad Eestis seda teevad. Ja see ongi nagu, programmi eesmärk on tegelikult rohkem õppida tundma seda kultuuri ja maad ennast, kui et eesmärk ei ole nagu omandada haridust, nii nagu seda võib-olla tehakse, kui minnakse vahetus üliõpilaseks. Aga kas teie kaudu tulevad ka välismaa vahetusüliõpilased Eestisse? Jah, meie kaudu tulevad vahetusõpilased ka Eestisse, mitte küll üliõpilased, kuna me tegeleme 15–18 aastaste noortega. Ja hetkel on näiteks Eestis umbes 30 õpilast siis välismaalt. Kas mingisugused eeldused peavad ka selleks olema, et ma tahaksin minna välismaale õppima, aga ma peaks olema siis näiteks Eesti koolis kas viieline või väga eeskujulik õpilane või mis eeldused üldse on, et saaks? Need hinded ei olegi niivõrd olulised, et küll oleks soovitatu, kui ei ole ühtegi 2 tunnistusel, kuna 2 tõenäoliselt näitab seda, et inimene ei taha või ei käi koolis ja kuna me oleme siiski haridusliku eesmärgiga programm, siis meie programmi raames on ka kohustuslik tegelikult koolis käia. Mida Maaülikool siia messile pakkuma on tulnud? No eks ikka oma õpet ja meie erialasid. On huvi senini suur olnud? No eks ikka käiakse, küsitakse, tuntakse huvi. Näiteks just veterinaarmeditsiin, mis pakub üsna palju huvi, kuna seda Eestis mujal väga õppida ei saa. Millega teie siia messile välja olete tulnud? Tervist, Tartu Tervise Kõrgkool. Meil on kaasa võetud 2 aparaati. Üks on selline, mis näitab kätepesu harjumust. Kas inimesed oskavad ja pesevad õigesti käsi. Ta ei näita, kas teie käed on mustad või puhtad, vaid lihtsalt saate proovida, et kas teie hügieen on tasemel. Ja teine aparaat näitab kehamassi indeksit. Kas te olete piisavad, olete normaalkaalus, ülekaaluline, alakaaluline või nii edasi. Kuidas siis mulje on olnud, kas inimesed pesevad õigesti käsi või on kõik vaja ümber õpetada? No üldjoontes peopesa pesevad nad väga hästi, aga siis kui hakkame vaatama käe pealt ja sõrmede vahelt ja sõrme otsi, siis tuleb juba probleeme, et nad lähevad nagu kergelt üle sellest, et tegelikult peaksid hoolikamalt ja kauem, ilmselt ajaliselt kauem pesema. Aga midagi kardinaalselt me muutma ikkagi ei hakka, et see on lihtsalt, tuletame inimestele meelde, et kui te hoiate oma käed puhtad, siis teil on ka vähem võimalusi haigestuda erinevatesse viirustesse ja nii edasi. Nii et kätehügieen on äärmiselt tähtis inimese elus? Jaa, kindlasti, absoluutselt. Üks tähtsamaid, üks aluseid, et te ju puutute kokku päeval ühistranspordis või kus iganes puutudes ukselinke teiste inimeste bakteritega, need bakterid püsivad üldse siin õhus ja ümbruskonnas hästi kaua aega, et on võimalik nakatuda, üks inimene võib olla haige, võib nakatuda mitut inimest 24 tunni jooksul. Piisikud jäävad keskkonda pikaks ajaks. Peale selle, et te siin neid 2 huvitavat katset teete, te kutsute ju ka noori enda juurde õppima? Ja, loomulikult, jah. Meil on kõrgkoolis 6 rakenduslikku kõrgharidust, 6 rakenduslikku kõrgharidusega eriala. Saab õppida õeks, ämmaemandaks, radioloogiatehnikuks, füsioterapeudiks, bioanalüütikuks ja tervisekaitsespetsialistiks ning on ka 3 kutsehariduse eriala, lapsehoidja, hooldustöötaja ja erakorraline meditsiinitehnik. Väike-Maarja õppekeskus, mida teie juures siis õppida saab? Meil saab 5 eriala õppida ja saab õppida siis müüjaks, puhastusteenistust, kokk, arvuti ja autotehnik. Teie juurde saab siis põhikooli baasil või ka pärast keskkooli tulla? Jaa, meile saab põhiliselt põhikooli baasil, et me ei aja muidugi ka ära neid, kes on peale gümnaasiumit, et siis nad lihtsalt üldaineid ei võta, aga siiski põhiliselt on peale põhikooli lõpetamist meil. Järvamaa kutsehariduskeskus, millega teie siia messile välja olete tulnud täna? Täna me oleme välja tulnud eriti arvutid ja arvutivõrgud eriala ja hobumajanduse erialaga, et me tutvustame neid 2 eriala, mis on meie koolis väga edukad. Ja Järvamaa kutsehariduskeskus on Eesti suurim kool ja siin on siis võimalik õppida põhihariduse baasil 13 erialal ja keskhariduse baasil 9 erialal. Aga täna on meil selline
selline eriline tutvustus siis hobumajanduse ja arvuti eriala suhtes. Ma vaatan, et siin laua peal on päris huvitavad asjad väljas, et mis need on? Need on hobumajanduse teemaga ilmselt seonduvad kõik. No, siin on võimalik siis määrata hobuse vanust, hobuse hammaste järgi, siis hobuste haigusi ja kõik võimalikke seotud, mis on siis hobuse kasvatusega. No kuidas teie erialadel on ka suurtung või peate tikutulega taga otsima õpilasi? Kindlasti mitte tikutulega. Meie selle õppeaastane täituvus oli täiesti normipärane ja kool on väga jätkusuutlik ja me areneme väga kiiresti. Nii et enamus erialasid on meil täitunud. Täna me Eestil näitame eelkõige seda, kui head on õppimisvõimalused kõrgemas sõjakoolis ja millised erialad meil on, et on valida nii õhuväeohvitseriks saamise kui maaväeohvitseriks saamise vahel. Kas need on ainukesed erialad, millega teil saab tutvust teha? Põhimõtteliselt küll, aga me võime ise täpsustada, et mõlemal ehk siis väeliigi ohvitseril on veel spetsialiseerimised. Seal on logistika, õhuväes radari kui lennuvälja ohvitseri vahel. See võib suurtüki ohvitseriks saada, pioneer, kõik relvaliigid on esindatud, ehk siis erialadena. Kas iga õige Eesti mehe ülesanne on oma riiki kaitsta? Absoluutselt. Mina näen asja selliselt, et iga noor mees võiks oma elus paar aastat vähemalt kulutada näiteks riigi teenimisele. Et kas enne ülikooli või pärast ülikooli või kusagil töö vahepeal näiteks teenida, käia missioonil. Väga kindlasti tuleb kasuks olla ka Kaitseliidu liige ja ma arvan, et see on auasi ja kohustus. No miks paljud noored mehed kardavad või ei taha sõjaväkke minna kaitseväeteenistusse? Ma usun, et väga palju sellest mängib rolli teavitustöö. Et nendel ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, mis seal tegelikult toimub. Suhteliselt kõrgem sõjakool näiteks, et seda paremini teavitada, korraldab iga kuu lahtistuste päevi. Et nende kohta saab informatsiooni sõjakooli kodulehekülje pealt kuupäevade kohta ja tasub kõigil tulla vaatama. Oma silmaga saab katsuda näha, millised on toad, kus kohas elatakse, milline on toit, millised on õpperuumid, kuidas toimub õpe. Soovitan. Mis need eeldused peaksid olema ühel noorel mehel, kes teie õppeasutusse asub? Et on vaja käia läbi ennem kaitseväeteenistus või saab ka pärast keskkooli kohe? Jah, näiteks tänapäeval on selline seis, et kaitseväkke ajateenistusse minna, siis tihti on kohad täis ja pannakse ootele, et siis kindlalt pääseda ajaga teenima on mõistlik tulla suvel teha sisseastumist katsed ära sõjakooli, kui olete sisse saanud, siis teid suunatakse aega teenima pärast ajateenistust. Sobib ka näiteks tüdrukute puhul, et on Kaitseliidus võrdväärne siis sõduri baaskursus läbitud, saab ka kandideerida sõjakooli. Hea füüsiline form on kindlasti üks eelis teie kooli astumisel. Jah, absoluutselt, aga mina ütleksin niimoodi, et piisab, kui mehed on terved, et siis seda füüsilist saab alati treenida ja see on treenida. Miks peaks üks noor inimene teile õppima tulema ja hakkama või siduma ennast merega? Et selles mõttes, et mingit kohustust nüüd eks ei ole, aga et ma võin nagu rääkida sellest, miks ma ise läksin sille õppima, et ta on suht huvitav ja et õppida saab erinevaid erialasid. Valdkond on väga lai, et paljudel inimestel on eeladus, et merendus, värk, et see ei ole minu teema, et seal on mingi tüürimees ja mingid mehaanikud, aga et ei ole ainult see eriala, et on ka hüdrograafiat saab õppida, mis tähendab siis veeteede joonistamist ja hüdrometeoroloogiat, mis tähendab ilmaennustamist ja sadama majandamist ja kalandust, et erialasid on palju, et kui keegi leiab, et see on tema jaoks sobiv, et miks mitte, et selles mõttes igaüks peab selle otsuse ikkagi ise tegema, et ma võin nagu anda siin infot, et mida ja kuidas, aga kui keegi leiab tõesti, et see ei ole minu teema, siis see ei olegi tema teema, et otsus tuleb ikkagi endal teha. Paljusid noori kindlasti huvitab, et kui kaua siis läheb aega, kui ühest Mereakadeemiasse sisse astunud noorest inimesest saab lõpuks laevakapten? Et kapteniks saamine on väga individuaalne, aga mis on nagu Aamen kirikus on see, et pärast kooli 4 aastat läheb aega, et õppida 1 aasta praktika, kokku 5 aastat kestab kool. Ja see on nüüd väga individuaalne, et millal kapteniks, et mina tean tüürimeest, kes on 20 aastat juba sõitnud ja ta ei ole kapten, et teda see ei huvita ka, eks ole, et ta ei tahagi seda vastutust ja suurt ja aga eks see varieerub, et kellest saab ikkagi pärast
kooli lõpetamist tüürimehena sa pead ennast ikkagi enne tõestama, et sa saad kohustustega hakkama ja kaptenil lasub vastutus terve laeva eest. Et sa pead tüürimehena ennast paar aastat tõestama, et mõnel võtab see aega 10 aastat, mõnel rohkem, et mõnel vähem, aga pärast kooli lõpetamist saavad pärast 5 aastat kõigist saavad laeva ohvitserid. Teie kui külastajad siis peate sellist messi tähtsaks ja oluliseks, et selliseid messe on vaja? Jaa, kindlasti. Mina arvan ka, et see on ikka väga oluline, et paljud ikka kahtlevad, et mis eriala nad tahavad ja siis selline mess võimaldab neil kindlust endas sisendada, et mis on nende jaoks ikka see kõige õige, mis nad tahavad. Kas olete ringi jõudnud juba peale käia sellele messile? Jah. Olete enda jaoks leidnud ka juba midagi? Tegelikult seda, mida mina tahaks, seda ei ole siin veel. Aga mis see siis on, mida teie sooviksite? Tegemist lavakunsti akadeemiaga tahaks tutvuda rohkem. Kas oletegi midagi muud leidnud, mis huvi võiks pakkuda? Lennuakadeemia ja siis Sisekaitseakadeemia.